Tere tulemast kuulama Improvert taskuhäälingut. Saadet, kus räägime improkomöödia lavamelust ja kulisside tagusest salaelust. Mina olen Ruutu 10 improviseerija ja juhendaja Rauno Meronen. Ruutu 10 alustas impromoodulite korraldamist 2018. aasta septembris. Tänaseks päevaks oleme väljastanud 689 tunnistust. Täna räägime, miks Ruutu 10 valis sellise õppesüsteemi, milliseid põhimõtteid me seal järgime, räägime improõppe eelkäijatest ja tulevikust. Täna on meil külas Ruutu 10 improõppe 1-3 loojatest, Martin Junna. Tere! Tore olla ka lõpuks podcastis. Tore, et sa oled jõudnud siia. Martin, tulistan sind esimese küsimusega, mis on pigem kergete killast. Võib-olla ma hüppan vahele. Kui mina olen üks 3 loojast, kes ülejäänud 2 on? Vaat neid me ei tea. Toivo ja Rauno. Nii et 2-3 on juba siin taskuhäälingus esindatud. Ja mina siiski esindan küsija rolli ja sina hakkad meile vastama Gestapo mingi ülekuulamistiilis. Kahjuks meil ei ole videopodcast, et ei näe, kuidas Martin on seotud tooli külge ja talle tilgub vett pähe. Nii, aga Martin, oled sa valmis siis välkvooruks? Alustame lihtsatest küsimustest. No nii. Miks me selle lõime? Miks me lõime sellise improsüsteemi? See on hea küsimus, tegelikult ma ei mäleta, aga ma saan spekuleerida ikka, et andagi mingi siuke struktuurne õpe, sest et igas improgrupis mingi hetk tuleb see mure, et vaata sa teed, juba midagi oskame ja siis mingi algu, meil on vaja katseid uute liikmete jaoks. Ja siis teed ja siis nad tulevad ja nad ei oska mitte midagi. Ja siis ongi selline, kunagi see grupp nagu edasi ei liigu. Et siis, aga anda siis meie õpe, mis ta pidi tegema, või ilmselt teeb ka, et anda selline hea baas oskused olemas, anda baasoskused, millega, või et on siis need, ma tahan öelda käekiri, aga mitte käekiri. Sõnavara. Jah, sõnavara, jah. Et kõigil on sama sõnavara ja teavad, millest nad räägivad ja mida jälgida. Ja, mina mäletan, enne kui me hakkasime looma või selle alguse loomise ajal, oli selline nagu probleem õpilastel, et nad ei teadnud, kui palju neil on veel õppida, kui palju neil on õpitud. Et nagu umbes, et täna õppisin objektitööd, eile õppisin, kuidas alustada stseeni, aga kuidagi need ei olnud omavahel seotud. Ja siis nagu nägemus oli, et see improõppe loob olukorra, kus sa nagu süstemaatiliselt lihtsalt käid need teemad läbi. Et ma ütlen, et nagu selle 4 mooduliga, sa ei saa mingi meister improviseerijaks, see on nagu selline alusharidus, kus sa saad need aluspõhimõtted kätte ja huvitav on olnud see, et keegi on, kuule, keegi kogenud improviseerija on, seda õpetatakse esimeses moodulis. Ja mul oli see meelest läinud ja siis tuleb tagasi selle esimese mooduli õppetunni juurde, aga tuleb tagasi selle juurde mingi uue kvaliteedi ja uue mõistmise ja parema arusaamisega. Jah. Tihti impros kipuvad asjad meelest minema ja siis sa taas avastad. Jah, see on nii, et sa õpid uue asja ja siis hakkad järgmist asja õppima, siis see eelmine on nagu mingi kaub ära. Harjutad nagu lihasesse selle, et ära unustada. Aga ma arvan, et põhipõhjus, miks me lõime improõppe oligi lihtsalt, et oleks süstemaatilisem see teekond. Jah, sest ta tundub siis kiirem areng ja efektiivsem. Ja. Kui et iga juhendaja õpetab, mis iganes tal pähe tuli. Seda nad saavad ikka teha, aga et meil on olemas oma õppekava. Et kõik on ühel lehel. Ja tegelikult läbi selle, et on meil ka nagu parem arusaam, mis on nagu, mis stiili improt me tahame Ruutu 10 teha, et ma ütlen, kõik improstiilid on toredad ja head, kõiki stiile võiks olla, keegi võiks teha kõik mingid stiile, ma ütlen, et üks on parem kui teine, lihtsalt meil on mingi oma nägemus, kuidas me tahame teha ja nüüd saab seda siin õppida. Ja et see on nagu selgelt kommunikeeritud. Ja, mul siuke väike tangent või kõrvalepõige Facebookis, seal mingis improviseerijate mingis kogukonnas keegi ta oli toonud nagu selline väite, et kuidas talle üldse ei meeldi nii-öelda improinstitutsioonide või improteatrite
õpe, et see on nii raamistatud ja nii selline, mulle meeldib, ma ei tea, teha niimoodi oma õppeid ja mul on nagu, tore, aga kui sinu all on veel juhendajaid, siis kuidas sa tagad selle, et kõik õpilased saavad nagu mingid teatud oskused või asjad, mis sa tahad edasi anda, siis sa ei saa olla niimoodi, et sa mine tulista ka puusalt, sest mulle meeldib oma õpet puusalt tulistada. Jah, ma näen, et on selline nagu institutsionaalsed õppeasukohad ja on sellised nagu sooloõpetajad, kes ongi nagu sellised indiviidid ja õpetavad ja ma näen, et meil mõlemaid on väga vaja. Ja just, et ma ei saanudki aru sellest nii-öelda, eks sa tekstist ikka loed erinevaid emotsioone, aga tundus nagu siuke põlastus nagu õppekavadele, kus on nagu paigas. Ja. Üks asi veel oli, mida me nagu tahtsime lahendada sellega ja mida ma tunnen, et see on lahendanud, on see, et meil olid, Tartus olid õpilased ja Tallinnas olid õpilased enne improõppe olemasolu. Ja siis oli nüüd see, et mis saab, kui Tartusse improviseerija tuleb Tallinnasse improviseerima. Siis me oleme, kas me küsime Martini käest, et mis ta on õpetanud neile või kuidas me nagu teame, mis nagu teemasi on vaja katta. Kui me tegeme, saame teada, me näeme, mis on puudulik. Aga nüüd on see, et Tartus õpib inimene esimese mooduli ära, kolib Tallinnasse, saab tulla teise moodulisse. Kolib tagasi Tartusse, läheb kolmandasse moodulisse, niimoodi ta seal Tallinn-Tartu vahel kolib ja lõpuks võib-olla kuskile maandub. Ja, kahju, et ta vanemad lahutasid. See on tõesti kurb, et ta peab kahes kodus niimoodi elama. Üks aasta ema juures, teine aasta isa juures. Ja, isegi 2 kuu kaupa tegelikult lähtada improõppe pikkusest. Et just see ka, et kui mida praegu meie õpe võimaldab, ongi see, et meil ei pea olema üks õpetaja, kes kogu selle teekonna läbi viib, et me saame nagu gruppe üle anda ja tegelikult me saame isegi tunde asendada, sest et kui ma ei tea, ma jään haigeks, siis ma ei tea, Toivo asendab minu ühte tundi ja ma ei pea Toivoga maha istuma, pikalt rääkima, mis ta seal õpetas, ma tean, et ta järgis õppekava ja ma tean, mis seal õpetati. Jah, mis on enne tund ja mis tuleb pärast. Loomulikult igal juhendajal on ikkagi oma sellised nüansid, mida ta tähtsaks peab, oma mingi juhendamiskäekiri, et kuidas keegi mingit harjutust läbi viib ja need asjad on erinevad, aga suures plaanis me oleme, et suures plaanis vahet polegi sind juhendab, sa saad ikkagi selle baasaluse endale kätte. Jah, et selles mõttes, meie juhendajatele on kommunikeeritud ja nad teavad ka, et meil on oluline, et need teemad saaksid käsitletud ja puudutatud, aga otseselt sa ei pea kõiki neid sammu, seal õppekavas on kõik harjutused ka tegelikult välja kirjutatud, aga sa ei pea järgima seda, et võid teha ka mingi teise harjutusega. On jah. Et sellepärast saigi see loodud. Oi, Martin, väga hästi vastatud. Ma lükkan kogu aeg palli sulle. Ja. Aga Martin, räägi meile, mis olid improõppe eelkäijad? Ma ei tea, kas nüüd, tasemeõppe on nagu väga konkreetne eelkäija, aga kas enne seda neid improjämme ka arvestada või? Mida sina arvestad? Teeme, ma teen oma sellise kronoloogilise järjestuse, et kunagi Tartus siis hakkasid kõigepealt need improjämmid pihta, sest meil olid etendused ja inimesed tahtsid ka impro proovida ja siis sai jämme tehtud ja aita nüüd mind, kas jämmid olid enne, kui me Chicagosse läksime või pärast, kui me tulime? Ma arvan, et Tartus olid juba äkki enne. Olla. Sest hakkasid tegelikult ma ei tea ka. Tead, räägi edasi, ma otsin meile selle. Mul on olemas kogu info. Googleldab siin igatahes. Me käisime Chicagos ära ja seal oli ka õppekava, vähemalt ma arvan, et oli. Ja kindlasti oli seal öeldi, et Susan Messing on selle koostanud ja värki. Ja me tegime selle õppekava ära ja siis meie esimene katse oma nagu õppes oligi kopeerida seda Chicago õppekava, et meil olid kõik need, kuna me olime hullud head õpilased, siis me olimegi seal Chicagos selle mentaliteediga, et me kirjutame kõik harjutused üles ja kuidas neid tehakse ja juhendatakse ja mis kõik välja ilmub ja siis nagu pumpst panime, kopeerisime siis selle oma taseme õppesse. Et see oli nagu selline esimene käia. Seal muidugi ilmus vigu ka. Nagu selles mõttes, ma arvan, üks suurimaid nagu vigu, mis sellega ilmnes, oli see, et kui Chicagosse tulevad õppima inimesed, kes on juba
teinud improt, vaata mõned aastad oma grupis, sest kui ma meenutan meie gruppi või vaata, me käisime intensiivkursusel ja see on selline, lähed viieks nädalaks sinna õppima, siis sinna tõesti tulevad juba, kes on, kellel on kogemust. Ma arvan, et need, kes kohalikud, kes lähevad esimesse moodulisse, need on ikkagi, võivad olla täitsa algajad selles mõttes. Jah, võivad küll. Aga meil oli seal juba, kõik olid juba mõned aastad teinud, et selles mõttes oli see natukene, ma arvan, raske, kui me kohe niimoodi üks ühele selle Eestisse tõime. Ja teine asi, mis sellele muidugi keerulisemaks tegi, oli, et me võib-olla õpetasime asju ja kontseptsioone, mida ise nii hästi veel ei vallanud, aga meil olid märkmed olemas. Ja, võin öelda selle vana, juba rääksid tasemeõppest, on ju? Ja, nüüd räägin tasemeõppest. Jah, me lihtsalt võtsime selle vormi, me nagu ei saanud aru õppekava koostamise ideest ega sisulisest poolest, mis võtsime mingid välised asjad, mida õpetada ja me andsime edasi ja tegelikult see oli selline nagu loetelu mingites tegevustes, mida me näitasime neile, lihtsalt, et see on sweep edit, jooksite korra üle lava, see on tag out, kõik patsutasid üksteist, selline nagu, et me ei andnud edasi, me ei õpetanud impro põhimõtteid ja impro nagu teooriat, või me õpetasime lihtsalt mingeid liigutusi. Et see, ja me andsime neid hästi palju, et me andsime lihtsalt, ja kellelgi pole midagi nendega pihta hakata. Lihtsalt kirjalt ütlen, leidsin ära esimese avatud improtunni Tartus. Esimene avatud improtund, tollal kandis nime siis Improtund Tartus. See toimus Lillemajas, esmaspäeviti kell 19.00 ning kõige esimene tund, mis ma leidsin Facebooki event on siis 7. oktoober 2013. Et juba... Siis ongi pärast Chicagot kohe. Pärast Chicagot, jah. Ja pärast tasemeõpet ma tegin ühe koolituse mingi aeg ära. Ma ei tea, kas tasemeõpe oli mingi aeg pausil ka? Tasemeõpe oli pausil, kuna me ei suutnud sinna õpilasi saada. Ma tean, et Tallinnas toimus nagu tasemeõppe 2K või teine level, et ma mäletan, seal ma veel õpetasin midagi vahepeal. Ja siis tuli meil need spermaplekkidega need drop-in piletid tulid, vaata. Need Impro ABC. Impro ABC tuli. Impro ABC oli ka, jah. Ja, et seal on päris spermaga see disain nägi välja, nagu spermaloigud olid seal, aga seal oli viis nii-öelda alustala. Ja idee oli selles, et sa ei pea nagu järjest võtma, et käid korra siin karakteris ja siis käid selles stseeni asjas ja siis kogud templid ja teed kõik 5 ära. Et siis tuli selline asi meil. See ka ei töötanud. See ka ei töötanud. Ja siis mingi hetk ma tegin, keegi seal ongi Facebooki selles kogukonnas pakkus, et hei, ma olen mingi ma ei tea, ma ei mäleta, mis USA linnas ta on, aga ta on siis selle improteatri õppekava teinud ja teeb koolitust. Et tal oli siuke testlend, et sai kandideerida siis sinna, et siis ta nagu testib oma ära ja siis ta paneb müüki. Tal lõpuks see vist müüki ei läinudki, sest et see sihtgrupp on nii väike, kes tahavad oma õppekava impros luua. Ja. Et lükata oma improteater käima, see on ikkagi, ütleme, see on ettevõtlusvorm, eks ole, aga üldse mitte tulus. Nagu, jah. Aga mina sinna sisse sain koos teiste huvilistega ja sealt sai selles mõttes päris palju häid kasulikke mõtteid ja siis saigi nagu algus nii-öelda lükke või start tehtud, et teha korralik siis moodulõppe. Et seal me saime idee sellise nii-öelda õppestruktuuri jaoks ja et lõpetada oma nii-öelda lõpetada õppemoodul etendustega, sellest me pärast räägime ka veel. Aga jah, et siis me saime, Rauno, mina ja Toivo saime kokku ja kirjutasime tahvlile kõik oskused, mis me tahaksime, et improõpilasel oleks, et kui ta õpib meie all ja siis sai need ära jaotatud. Ning kui siis vaatasin üle ka, et kuidas see siis nii-öelda ametlikuks täiskasvanute täiendhariduseks teha ka, et siis järgida neid nõudeid ka. Ja nõnda ta sai lõpuks kokku meil küll. Jah, muidugi ta on muutunud nüüd aastatega. Ta suures plaanis on jäänud samaks, aga me oleme timminud seda kursust ja sisu niimoodi, et oleks õpilastele
parem, sest et jälle ikkagi, kui me alustasime, me olime nii agarad ja ogarad, et me tahtsime anda hästi palju, aga selle tagajärjel oli see, et juhendaja ei jõudnud tunni sisu lõpuni ära teha ja õpilastel lihtsalt oli nagu nii palju materjali ja me oleme nüüd seda tegelikult, kuigi tahaks anda hästi palju, siis me peame arvestama ka seda, mis on inimese vastuvõtmise võime. Et see. Et kõige suuremad muutused, mis ongi toimunud, on, et me oleme harjutusi vähemaks võtnud. Jah, et saaks rohkem nagu just, et saaks läbi harjutada rohkem. Ja. Natukene veel sellist ajalugu ja fakte ja kuupäevi, et siis, võtta korraks, kohe oli siin, et 4. veebruar 2015 tegi algust Ruutu 10 esimene õppekursus level õppe, / tasemeõppe. See kestis 2 kuud, koosnes 8 kontakttunnist, maksis 60 eurot, terve kursus. Ja grupi suurus oli 16 inimest ja siis seda konkreetse kursust, mis hakkas 4. veebruaril 2015 juhendasin mina. Ja siin on teine vahva veel, siis 23. veebruar 2015 saame varsti tähistada selle seda kuupäeva, üks päev enne vabariigi aastapäeva. 23. veebruar 2015 toimus 100. avatud improtund Tartu Lillemajas. Et juba 2 aastaga olime sott ära teinud. Nii et siuke. Jah. No nii, see oli siis nagu eelkäijad. Ma ütlen, et ma väga ei muudakski midagi, mis sa rääkisid. Et ma näen ka, et Impro ABC oli selline drop-in tundide selline nagu, et kus saab nagu vabamalt käia õppimas. Ja siis tasemeõppe oli siis selline püüd nagu anda nagu süstemaatiliselt informatsiooni, et inimene saab edasi liikuda. Jah, selle miinused olid see, et see ei olnud sisuliselt läbimõeldud, oli selline nagu wishful thinking. Ja, et ma tunnen praegune süsteem või õpe, mis meil on selline, iga kursus on oma suure temaatikaga ja iga tund on oma temaatikaga, et nagu meil on nagu õpi eesmärgid ja see on ikkagi tõesti, mul on väga uhke selle üle. Aga edasi liikudes võib-olla võiksime natuke rääkida, et kuidas me lõime ja kuidas me täiendame seda moodulõpet. Et kuidas, sa juba rääkisid sellest loomisest, et see oli selline, saime ligipääsu sellele kursusele, et see naine, kes oli teinud neid õppekavasi, nagu andis neid põhimõtteid, et äkki saad natuke lahti rääkida, et kuidas õppekava siis, impro õppekava, see outline ja mis seal olid, vaata, räägi need lahti. Ta saabki selles mõttes nii-öelda laiast kitsamaks, et kõigepealt ütleme, kui sul on see nagu moodul või level 1 või kuidas usas iganes on, et siis nagu üks suur idee, mis sa tahad sellega edasi anda, siis ideed, mis sa iga tund tahad selgeks anda ja siis harjutused, mis siis iga tund on või võib-olla isegi iga tund on äkki jaotatud ka 3 plokki või kuidas iganes. Et sealt sai seda, sealt sai ka idee nii-öelda esimese nii-öelda mooduli lõpustseenideks, et nemad tegid niimoodi, et siis ühe kogenud juhendajaga tehakse koos ja meie tegime ka seda ja see töötas üli hästi ja kui ma kunagi Trentiga ka rääkisin, et kas tal esimene moodul lõpetab ka, siis ta oli nagu ei, nad veel ei oska. Siis ma ütlesin, nad teevad näiteks meil ühe kogenud improviseeriga koos, siis ta oli ka, see on täitsa hea mõte. Ja, ma võin öelda, et mulle hullult meeldib esimese mooduli lõpuetendus. Mul on kahju, et ma pole see aasta saanud nii-öelda õppelavadel osaleda, aga lihtsalt selle uue värske improviseerijaga minna stseeni, see on nii värskendav, sest et ongi, nende kogemus on nii väike ja nende käigud on nii, kui ma mõtlen toores, ma ei mõtle nagu halvas mõttes toored, need käigud on sellised, see isegi võib-olla kogenud improviseerijatelt, sa ei saa oodata seda käiku. Kui kogenud improviseerija teeb sellist käiku, mida algaja teeb, siis see kogenud improviseerija on väga kogenud. Ta on selline julge, paneb hullu. Aga algajad mängivad nagu superkogenud improviseerijad, aga nad ei tea seda. On nagu minu kogemus. Ja, nad teevad käike, mida nad ise ei pane tähele ja siis on tore sul neid tähele panna. Ja, see on nii lõbus. Just, et jah, aga võib-olla saab korra rääkida, et miks nad lõpetavad etendusega, iseenesest võiks ju 2 aastat teha ilma etenduseta. Aga lähme mööda meie kava. Programm on ette mõeldud siin ja siin podcastis oleme otsustanud, et me ei improviseeri
väga range skript. jah. Tekst on improviseeritud, kava on paigas nagu short form show'gi. Aga jah, siis mis me seal veel tegime, mõtlesime enam-vähem niimoodi selle asja välja ja siis panime kirja ka. Saigi valmis. jah, mis mulle meeldis selle loomise juures, mulle meeldis ka selline copywriting, et me panime tundidele pealkirjad, et meil on mingi siuke tund, ma ei tea, ma ei tea, vaataja küsimus, mitmenda mooduli mitmes tund kannab pealkirja nagu stseeni peale vihma. nagu stseene pärast vihma vist midagi siukest. Et me panime siukseid nagu mingeid vaimukaid enda arust. Ma ütlen, et vaimukad tulid ainult esimesel, teisele moodule ja siis kui tuli juba 3. ja 4, kus läks kiiremaks, et ei, meil on vaja 3. käigu, kirjuta tunniplaan valmis, siis ma ei tea, 3. tund on selle nimi. Ja tegelikult ma arvan, et see on asi, mida võiks nagu jälle, kui tekib jälle aega sellega tegeleda, edasi arendada, et panna need, kuigi ma näen, et need tunnid ei vaja mingid pealkirjasid. Kuidagi lahe on ikka, nagu see on selline nagu, et see oli vahva. Tänase tunni pealkiri olla või mitte olla mina ise. Ja, see on ka, et see on ka mitmenda mooduli mitmes tund on olla või mitte olla mina ise. Ma tahaks öelda, et see on esimene moodul 5. tund. Mina pakun, et see on teise mooduli 2. tund. Ja nagu stseeni pärast vihma on esimese mooduli 3. tund. Okei, ega me järgi ei vaata, te võite kõik vaadata siis. Jah, kuidas me täiendame oma õpet, sest et meie õpe on ajas nagu arenev ja räägi, kuidas. Iga aasta, ma arvan, ta läheb paremaks, et kes hiljem tulevad improt õppima, saavad natuke veel paremini seda. Ma ütlen kurbusega, et kogu impro õpetamine Ruutu 10 on läinud läbi aastate paremaks. Et kui me mõtleme, et meil on Märt, Kristjan ja Enel, kes on ühed meie vanimad õpilased kõige kaugemast ajast, kui me üldse esimesed korda õpilasi võtsime endale improsse, siis nende õppe oli, ma ei tea, ma tunnen nagu nende õppe oli selline karm Nõukogude Liidu siuke koondise trenn, kus et lihased tugevaks saaksid, siis treenerid peksid neid. ja nüüd õpe on selline füsioteraapia, basseinis lõõgastumine, mingi toitumiskavad on paigas, selline hullult peen teadus, kuidas saada tippsporti. Jah, niimoodi see meil läheb. Aga kuidas meie põhitäiustamine on... minu ülesandeks on seda protsessi läbi viia ja ma praegu siiamaani leian, et kõige efektiivsem viis ei ole mul mitte õpilastega suhelda, aga juhendajatega suhelda. No selles õpilased saavad ikka tagasisidet anda, aga ütleme, kui sul on esimese mooduli inimene, kes võib-olla on esimest korda teeb improt, siis tal on kõik uus ja ta on nagu, vahva siit ja vahva sealt, aga ma saan juhendaja käest palju adekvaatsema pildi, et kas see asi sai selgeks? Kas nad sellest harjutusest said aru, mis töötas, mis ei töötanud, et iga hooaja lõpus siis kõigi juhendajatega mul on selline vestlus, kus me käime õppe läbi, mitu moodulit ja mis iganes mooduli ta tegi, et käime kõik need harjutused korra läbi ja siis kogu selle info põhjal saab siis muudetud, kas saab mingi harjutus välja vahetatud või üldse ära võetud, mingi uus harjutus sisse pandud. Kui on mingi uus harjutus sisse proovitud, siis kindlasti üks vestlusteema meil on, kas see harjutus töötas või mitte. Ja kuna ma ise ka läbi viin neid, siis mul on alati ka nagu otsene kogemus selle kõigega ka. Ja kõik need muudatused, mis sa oled nii-öelda sisse viinud või nagu kirja pannud, siis enne uue hooaja algust me saame kokku ja kogu juhendajate tiimiga käime need läbi. Et oluline on see, et me oleksime kõik selles osas samal lehel ja see minu arust toimib meil väga hästi. Jah, see on täitsa kihvt. Nii, aga nüüd võib-olla ongi hea aeg lahti seletada kogu õppestruktuur. Formaadi tutvustused, teemad koos põhjendustega ja lõpuetendused, et miks on lõpuetendused, et me võib-olla siin nii süviti ei lähe kui siis, kui sa tuled meile kursusele, aga me anname siukse ülevaate, et Martin, sa saad äkki. Õppekavad on ilusti kodulehel ka olemas, saad lugeda kõigi moodulite kohta. Praegu on siis meil 5 moodulit, meil on 0 moodul, esimene moodul, teine moodul, 3. moodul, 4. moodul. Kui mis iganes aastal sa seda kuulad, siis võib-olla on see juba muutunud, võib-olla on juurde tulnud, võib-olla on vähemaks läinud, mine sa tea. Aga niimoodi on ja 0 moodul
selles mõttes ma võib-olla räägin, et kogu moodul, igal moodulil on oma teema, tundidel on oma teema ja siis on harjutused ja tegelikult on kodune töö ka. Kodune töö, me otseselt nii nagu koolisüsteem ei ole, et pärast pead esitama kirjalikult oma kodutööd. See pigem oleme mõelnud, et kes tahab väga ekstra teha, et siis saab vaadata juurde või harjutada midagi kodus veel, et olla teistest natukene parem. Aga nullmoodul keskendub meil nii-öelda julguse tekitamisele. See on ka praegu meie kõige uuem moodul. Algul oli mõte, et sellest tuleb uus esimene moodul ja esimesest saab teine moodul, aga siis juba tegi pulluks segadust eelnevatega, et pigem panime ta sinna ette, et sellepärast on ta 0. Ja ma mõtlen isegi kunagi, kui tõesti on vaja sinna 0 mooduli ette ka mingi moodul panna, me saame alati minna -1 moodul. Ja just -1. Et täitsa. Ma ise neid olemasolevaid numbreid ei muudaks, sest et pärast, kui öelda, tagasivaates on keeruline, et keegi, ma lõpetasin teise mooduli. Ma õpetasin ka teise mooduli, mida sa õppisid? Ma õppisin, kuidas stseene teha. Ma õppisin mingit formaati, vaat juba läheb nagu paigast ära. Siis räägivad juba teistest asjadest. Võib-olla tagasivaates oleks võinud teha nagu Star Wars, et olla mingi moodul 4. Alustad moodul 4-ast. Siin on stseene ja siis sa saad ette või taha panna asju. Okei, see oleks selline, nagu väga tahtlik pingutus, et oleks veel segasem. Ja. Aga nullmoodul keskendub meil siis sellise esinemisjulguse tekitamisele ja loovuse vabastamisele. Ja mis seda praktiliselt võiks tähendada on see, et inimene julgeb laval nii-öelda lolli mängida ja rõõmu tunda sellest, et ta ei häbene mitte ainult laval, aga lihtsalt ka prooviruumis. Ja ma isegi ütlen, nullmoodul isegi lavaelement ei olegi tegelikult üldse. Et lihtsalt nagu julgeb inimeste ees väikses grupis lihtsalt fannida ja lasta lahti mingisugusest sellest harjavarrest oma tagumikust, mis ta selgroo sirgu tõmbab, vaid et ta saab nagu lihtsalt nagu siuke molen, vaata, nagu mis on selline, toob lapse välja tema seest. Ja, lapse välja toomine küll. Et miks ta sai tehtud oligi sellepärast, et esines veel õpilasi, kes kasvõi juba ikkagi 4. moodulis olid nagu, ma ei tea, ma ei julge vaata teha seda karakterit või nii edasi. Mitte, et see karakter oleks kuidagi kohatu mingis mõttes, aga lihtsalt ei julge. Või siis ei julge proovida midagi siit sealt. Et jääd kuidagi ikka veel endale ette sellise sotsiaalse hirmu tõttu. Kusjuures näitlemine väga palju ongi enda eest ära tulemine. Ja. Ma polegi rääkinud sulle seda lugu, aga ma õpilastele olen, aga kunagi, kui vaata, me tegime gümnaasiumis näitlemist ja siis, kui see oli läbi, siis sina läksid vaata kohe improsse. Mina veel ei tulnud, aga me läksime koos ühele sinna Teinifesti mingi teatrise laager. Ja siis seal oli üks töötuba ja seal oli harjutus, mul tõesti mäletan siiamaani meeles mul. Ma kõik elementi seal harjutuses ei mäleta, aga seal oli see Browni liikumine, kus kõik kõnnivad suvaliselt ringi. Me mõlemad olime selles töötoas ja siis seal pidi kõndima ringi ja tegema vist käteringe või midagi. Ja siis ma olin, käteringi, hull tema mugav, kõik võib-olla näevad. Ja siis ma vaatan sind, sa nagu käed lendavad igale poole. Ma olin nagu, what? Ma isegi ei mäleta, et see... Aga see salvestus mulle ära küll, et kuidas impro on juba võib-olla sind muutunud nii palju. Ja ma olin pool aastat, või nagu ma olin juba mingi 2, 3, 4 kuud teinud improt selleks ajaks. Et see nagu sellise sotsiaalse ärevuse mõttes ei jäänud nagu sulle üldse, et mulle jäi. Et sama põhjus on siis ka nullmooduli, et nagu võtta seda vähemaks, et sa saad neid harjutusi teha ja proovida ja mängida ja lõbutseda selle kõigega. Et kui sa ka tahad käia toas ringi, loopida käsi ja laulda, siis tule nullmoodulisse. See vist ei öelnud, selle ma panin efektiks juurde. Aga mul oli, see lõi nii tugeva pildi mu pähe, kuidas ma seal kõik otsimust eemale, vaata, ma olin kuskil keset ruumi juurde ringid. Ja esimene moodul keskendub meil improstseenide õpetamisele. Improstseenid on siuke A ja O. Kas sa teed pikkformaati või lühiformaati. Pikkformaadis siis, kes neid oskab ära defineerida.
Pikk-formaadis sa teed improt pikalt ja lühikformaadis teed lühikesi mänge, millel on reegleid, aga igal juhul on sul vaja stseene teha. Pikk-formaadis igal juhul ja lühikformaadis enamustes mängudes on ka ikkagi stseene vaja teha. Et siis see sai esimeseks tehtud ja praegu meie õppekava liigub siis edasi, et teises moodulis. Ma mõtlen kirjalt esimese mooduli pihta, mis on minu arust ülilahe update, mis nüüd sel hooajal oli ju see, et eelmise hooaja lõpus me avaldasime oma improõpiku ja nüüd esimeses moodulis õpilane saab siis kingituseks improõpiku ja see on juba siuke nagu materjal, mis saadab nagu sind. Kui ei ole Martinit või teist juhendajat õhtul voodi kõrvalt näppu võtta, siis võtad raamatu, loed seda ja siis natukene saad seda neid mõtteid impro pihta mõnusalt. Ja seda küll seda mainin korra hüppan tagasi, et 0 moodul ei lõppe meil etendusega, seal me saame niisama koos hängida, aga esimene moodul lõpeb etendusega, et siis saabki teha juba stseeni laval ja harjutada seda ka. Ja kohe tulen tagasi selle esinemise juurde, aga korra sellest improõpikust ka. Et ta on selles mõttes, ta on nagu lühike lugemine, aga mõneti ka väga pikk lugemine. Et ta on nagu kirjatähtede mõttes ei ole nagu nii pikk, ta on veidi nagu üle 100, mis ta oli. No ta on siuke 2 tunni lugemine selles mõttes. Aga need mõtted ja nagu need ideed, mis seal on, ei ole see, et ma lugesin nüüd on meeles ja oskan teha, et see tegelikult pead üle lugema seda, et siin oli see ja siis sellepärast mul see stseen ei töötanud. Kui ma olin ajateenistuses, siis ma tellisin endale siukse raamat nagu Truth in Comedy. See on esimene improraamat, see pole esimene raamat, mida ma lugesin, aga esimene improraamat, mille ma endale ostsin. Ja ma mäletan, et ma siis sain raamatu kätte, ma pidin tegema kätekõverduse iga mingi grammi või mingi 100 grammi kohta, mis see kaalus. Pidin kätekaid tegema, et see kätte saada ülemuse käest. Ja ma mäletan, et ma sain raamatu kätte, siis ma olen okei. Ma loen selle lihtsalt läbi. Eks. Lihtsalt lugesin läbi. Siis nii kui ma ei läbi lugenud, nüüd ma loen selle uuesti läbi. Aga ma tõmban alla jooned asjadele, mis on olulised. Eks? Ja siis tõmbasin jooned alla, mis on olulised ja kirjutasin oma vihikusse need laused välja. Et siis ma mingi 2% raamatust kirjutasin endale vihikusse ümber. Ja siis ma olin, ma loen igaks juhuks uuesti läbi. Et äkki on midagi, mis ma ei märganud. Ma kirjutasin veel 2% raamatut ümber. Ja mul on siiamaani see vihik alla, et raamat on kahjuks mul välja laenatud ja see on kuskil kellegi käes, aga mul on, et ma lugesin seda 3 korda läbi ja ma mäletan, et ma mingi mediteerisin nende mingite mõtete peale ja nägin unes, kuidas ma improt teen ja ma mäletan ühte unenägu sõjaväes. Ma tahtsin täiega improt teha. Ma mäletan, et mul tuli tunne, et kohe te lendate impro tähtede taevasse, et te kohe saate kuulsaks ja üliedukaks improviseerijateks ja ma magan selle võimaluse maha, kuna ma olen sõjaväes, mis ma mõtlesin siis. Ja ma nägin unenägu, kus mina ja Mihkel Stint, siis improgrupp ja üks improviseerija kunagine, tegime stseeni ja etendus oli. Ja see oli nagu proov, aga ta muutus unes transformeerus etenduseks. Ja siis iga lause, publik naerab, vaata. Ma ütlen, kui ma räägin, Mihkel hakkab midagi ütlema, siis ma nagu ise ikkagi ütlen ja publik naerab kogu aeg. Ja siis mingi hetkel Mihkel ütles mulle seal unenäos, et kuule, tead Rauno, et sul tuleb see nagu impro nii hästi välja, et mind polegi vaja, et lihtsalt tee seda üksi, publik naerab nagu et sa isegi kuula mind, have fun on ja siis ma olen, publik naerab, aga hullud kurb on nagu kui üksi teha. Ja siis ma nagu sain nagu seal unenäos õppetunni, et ma pean andma partnerile nagu seda, ma pean partneriga mängima, mitte lihtsalt nagu entertainima publikut, et see oli nagu mitte proov, mitte kursus, lihtsalt ma lugesin raamatut, mediteerisin ja siis ma sain siukse õppetunni. Ja eks me unes nii-öelda õpime asju, mis me päeval tegime. Nii, sorry, aga teine moodul. Teine moodul, seal me liigume edasi stseenidega, teeme edasi stseene. Selles mõttes ma küll nagu, mis inimesed näevad on et esimeses moodulis sa õppisid stseene, aga sa õpid alati stseene. nagu kui me saame kokku mingi oma filmivõtete proovi jaoks või teeme mingi oma show, et harjutame stseene. See kunagi ei muutu.
Ja, aga põhitee tegelikult seal taga on, nagu stseen on see nagu pinnapealne, aga seal all on see, et hei, õpin rohkem kuulama ja tähele panema ja ei kritiseeri oma ideid, ei kritiseeri partneri ideid ja mängin emotsioone ja olen empaatilisem ja nagu, et noh, see on see kõik, mis seal all on. Et samamoodi teises moodulis kõik need samad suured põhimõtted, mida me treenime ja me tahame parem olla, siis jätkuvad seal ka, aga lihtsalt tuleb uus improline väljakutse, milleks on siis selline pikem formaat, et kui muidu esimeses moodulis tegid ainult ühe stseeni, siis nüüd saad teha niimoodi umbes 20 minutit stseene, mis ei tähenda, et sa üksi oled seal, vaid kogu grupiga. Praktiliselt võib tähendada seda, et ühe stseeni asemel tegid nüüd 3, aga ta võib ka tähendada midagi muud. Ma ise olen nagu mõelnud niimoodi, et esimeses moodulis, lisaks muudele asjadele, siis suures plaanis sa õpid endaga hakkama saama stseenis. Ja lõpuetendusel tuleb sulle kogenud improviseeri appi, ehk siis sa pead hoolitsema ainult enda eest sisuliselt ja keegi teine hoolitseb ka sinu eest. Siis teises moodulis, mis sa nüüd õpid, on see, et sa õpid ise hakkama saama olukorras, kus ka teised püüavad hakkama saada. Ja nüüd on see, et sul ei piisa ainult endaga hakkama saamisest, sa pead hakkama nägema, et sa oled grupi liige ja sa pead koostööd tegema ja sa pead nägema, kuidas ma saan toetada teisi inimesi, et sa pead nagu natuke endast rohkem välja tulema, kuidas mina olen seda mõtestanud. Ja nüüd on sa nii-öelda improviseerija mõistus töötab ka siis, kui sa samal ajal stseenis ei ole. Ehk siis, kui sa külje peal oled ja vaatad teisi, siis sa pead kogu aeg aktiivselt kaasa mõtlema, jälgima, et kas ma saan midagi panna, kas ma pean lõpetama, kas ma lähen toetama, kas ma hoopis ei tee mitte midagi. Kusjuures võib-olla mingi mõte, mida me pole sõnastanud teise mooduli jaoks. Et kui esimeses moodulis sa lõpetad, sul on sinu stseen, see on sinu stseen, siis teises moodulis tegelikult enam niisugust asja nagu sinu stseen ei eksisteeri, on meie stseen. Aga parasjagu need 2 inimest teevad meie stseeni. Aga me kõik oleme seal ikkagi sees, aga me ei pea seal figureerima. Jah, et see on meie kõigi panus, et sellist nagu suhtumist me ei taha oma improviseerijatelt, et ütleme 2 inimest teevad stseeni ja siis keegi vaatab ja nagu, kui kehva. Ja, et mina ei ole seal ja siis orgutab ja judge'ib seal külje peal seda, et ta on samamoodi vastutav selle eest nagu kõik teised. Et ta ei saa pärast sõbra juurde minna, et ma tegin hästi, aga need teised 2 olid küll kohutavad, et sellist asja pole. Mida me õpime 3. moodulis? See on Haroldit. Jätkub see, et teeme koos, aga võtame natuke raskema formaadi. Ehk nüüd me õpime, kuidas, kui teises moodulis sa võid teha stseeni ja seal ära unustada ja teha järgmises stseeni, siis 3. sa teed stseeni ja sul tuleb seda stseeni jätkata hiljem, mingi aja pärast, et su pead suutma midagi nagu tagasi tuua. Ja. Et õpimegi, kuidas jätkata ja kui sa ei ole varem õppinud seda, siis esimene mõte, mis kõigil tuleb, on, ma saan narratiivselt jätkata, läksin poodi ostma piima, siis on läbi ja siis järgmine kord, kui jätkan, olen kodus piimaga, mis võib olla, aga me vaatame veel teisi viise, kuidas vahvalt ja koomiliselt või mis iganes ideeliselt saab neid stseeni jätkata. Kusjuures Mihkel Nurm küsis minu käest, et miks impros me ei taha nagu plotti edasi viia või nagu jätkata seda süžeed. Ja ma ütlesin, et see ei ole tingimata, et me ei taha seda jätkata, vaid see lihtsalt on see, et nagu paljude asjadega algajad mängivad ennast sellega nurka, et nagu seal nagu pole midagi peale hakata selle käiguga. See on nagu lihtsalt keeruline, et tegelikult me võime vaadata, mis nüüd lähen ostan piima, järgmine seen, olen piimaga kodus, ma arvan, sina, mina, me saame hakkama sellega, aga ma tean seda, et aastal 2013, kui me Chicagos olime ja õppisime ja oleks selle käigu teinud, me poleks hakkama saanud, me oleme nagu so what, me oleme piimaga kodus, mis meil veel siin seenis on, me lihtsalt oleme piimaga kodus, et me oleksime end lukku sinna. Jah, et seal see mõtteprotsess käib nüüd natuke teistmoodi, et sa tahad, võib-olla iga juhendaja võib natuke teisiti rääkida seda, aga sa tahad jätkata ikkagi oma karakteri käitumist, et kui sa vaata ploti või narratiivses mõttes seda edasi viid, et see on su mõte, siis sa võib-olla ei pane tähele seda, et ma pidin jätkama oma karakteri käitumist või mis iganes ideed mu eelmises stseenis oli loodud.
ja nüüd sul lagunebki koos versus me viimegi oma stseeni edasi nii, et ma saan jätkata oma karakteri käitumist, et see prioriteetsuse järjekord on nagu teine ja siis on sul täidetud see põhivärk. Sest teoorias sa saad ka nii-öelda narratiivselt oma lugu edasi viia ja jätkata käitumist, aga algaja viib narratiivselt edasi ja ei mõelnud üldse oma käitumise peale. Jah, et me keskendume karakteri edasiviimise peale ja tegelikult see narratiiv tuleb nagunii kaasa. Sest et kui kõiki vihkav Vello on kodus ja järgmine kõiki vihkav Vello on tööl, siis fookus on see, et see sama karakter jätkub. Aga nüüd, kuhu iganes asukohta me paneme, kui kaks sündmust on järjest, siis me oleme, see on nagu narratiivne. Nagu selline nagu, see lugu jätkub. Ja õpid seda ja siis veel üks asi, mis sa kolmandas õpid, on kuidas erinevaid stseene oma vahel siduda, ühendada. Et siis on väike siuke mingi, need on ühenduses oma vahel. Ja see on siuke kunst. See on tõesti nagu, need oskused on, need, mis teevad impro, see on siuke mindblown, kuidas nad teadsid seda kokku panna? Kuidas nad suutsid, nagu, kuidas nad tegid seda? Ja see on väga-väga crazy. Nii. Siis me jõuame neljandasse. Ma võin öelda, et nagu 4. moodul on läbi aja see, mis on nagu kõige rohkem muutunud, et alguses ta oli siuke mingi pantomiimi, vaata siuke asi, ja siis ta oli veel midagi. Trampoliin. Aga nüüd me oleme jõudnud sinna kohta, mis ma näen, et on tekkinud nii loogiline. Saan endaga hakkama, saan grupiga hakkama, saan juba grupiga hakkama, saan nagu looga hakkama või karakteritega jätkamisega hakkama ja nüüd saan looga, et nagu see sinu võime nagu näha seda impro show'd või seda protsessi aina kaugemalt ja suuremalt ja samal ajal mängida väga seal koha peal lokaalselt, et nagu, et sinu see perspektiiv nagu kogu aeg nagu läheb aina suuremaks ja suuremaks. Ja ka see täpsus ja nii-öelda niisama suvaliselt tootmise see, mis on see laius, läheb ka kitsamaks. Et ma näen, et nagu järgmine 4. moodul on selline, kus sa improviseerid, sa oled nagu seda kiirpaadiga, pead läbi nende rõngaste sõitma kuskil puldiga, mis ei tööta hästi. Jah, et 4. moodul hetkel keskendub siis narratiivsele improle, et kuidas žüseed edasi viia, žüsee pöörded ja kõik see värk. Ja muidugi silmas pidades kogu impro asju, mis sa pead tegema. Sest impro nagu on selline multitasking või rööprähklemine, et jälgid seda ja teed oma tegelast ja kuulad partnerit ja ei kritiseerijasid ja nüüd teed mingit lugu ka veel. Et niimoodi on meie moodulid praegu. Püüa mingi paari lausega ära seletada ka siis lõpuetendus ja miks meil on lõpuetendused? Ja. Lõpuetendused on anda selline rõõm. Kuna õpetame selles mõttes esinemist ka, siis on hea, et sinna lavale viia seda. Aga põhiidee on selles, et sa oled improt oma selles seltskonnas teinud ja on vahva, aga ma arvan, impro nagu tõeliselt nagu elab, kui sa saad seda teha rahvale, sest ta ongi siuke nii-öelda hetkeprotsess ja siis nüüd sul tuleb nagu siuke publiku tagasiside ka. Ja eks selles mõttes, näiteks kui ma praegu mõtlen oma esimese mooduli peale, kes nüüd lõpetas, et kui ma 7. tunnis küsisin neilt, hei, kuidas tulete teise ka, siis nagu olid, kes tulevad ja osad olid, kes nagu, ma ei tea, ma veel mõtlen, on ju. Aga nüüd pärast etendust oli mingi, ja tulen. Et tal on veidi selline efekt ka, et improt ikkagi nagu publiku ette viia. Seal sa alustad võõraste inimestega improkursust. Sa teed 2 kuud käid koos ja kasvad nagu kokku vaikselt. Ja siis lõpus on siuke suur hirmutav sündmus, milleks on lõpuetendus. Ja sa ei taha minna, aga sa vaatad nagu teised nagu vist lähevad ja sa võtad end kokku ja tegelikult kõik võtavad sellel kokku, et see grupi tunne on. Ja see on nii hirmus. Et nagu, tegelikult see ei ole hirmus, aga see tundub meile hirmus. Ja sa teed selle ära, selle raske asja. Ja tuleb hästi välja, see on lõbus ja sul on nagu juba läbi on see stseen. Nagu tahaks veel, Oulu Adrekas tuleb sisse ja see on nagu selline tähistamine, et sul tekib nagu selline nagu
hell hea, me tegime midagi rasket, me ületasime ennast. Ja jah, et see on nagu selline võimas hetk. Jah. Et sellised tunded tekivadki, ütleme usaldus, ma ei tea, nii selle lava või impro või mille iganes teiste inimeste vastu, et see tekib, vaata vastupidi tekib, et kõigepealt lähme teeme midagi rasket ja nüüd ma hakkan usaldama, mitte et kõigepealt õpin usaldama ja nüüd teeme midagi rasket. Et... jah, enne paneme ennast haavatavasse positsiooni ja õpime sellest, et me võime usaldada üksteist. Ja. Et siis tekib siuke. Martin, me oleme jõudnud sellesse punkti, kus peame hakkama tõmbama otsi kokku. Aga meil oli olulised asjad, mis meil olid olulised asjad. Kõige olulisem, mis ma veel tahaks, 2 olulist asja, mis ma tahan veel teada, on millised on su tunded Ruutu 10 improõppe vastu praegu? Mulle praegu on niimoodi, et 0 moodul tundub täitsa kihvt, saab palju lõputseda. Esimene moodul on ka päris palju täiendust saanud ja see on väga edukas. Teine moodul natukene on see lõpuetendus valmistab raskusi, aga nüüd proovimegi ühte uut lahendust, milleks on, et kui muidu teise mooduli õpilased tegid üksinda oma selle lõpushow ära, siis me paneme 2 rutukini improviseerijad sinna juurde veel. Nagu selline võõrlegionärid saadetakse appi. Ja. Et kui jah, esimeses moodulis said teha nagu 50-50 vaata, nüüd on siis kogu moodul ja 2 juhendajat juures, et aitame seda. 3. moodul on raske ja 4. moodul on eriti raske, et praegu mida tulevik toob, mida on üks mõte, ma ei tea, kas see läheb läbi. Igatahes me tahame, et iga moodul tekitaks eduelamust ka, et sa tegid, sa said selgeks, said nagu oskad midagi. Et praegu 3, kus on natukene raske, 4 on eriti raske, et üks idee on teha niimoodi, et 3 läheb 2 korda pikemaks, et me jõuaks kõike seda võtta ja 4 võib-olla läheb siis 4 korda pikemaks. ma ütlen 3. ja 4. kohta niimoodi, et mulle tundub, et õpilased, kes alustavad neid kursuseid, neil on nii kõrged ootused endale ja sellele nagu sooritusele. Et näiteks kui on see 3. moodul, siis no ma isegi mõtlen, nagu, kuna 4. moodul on selline süžeepõhine, et umbes me nüüd me nagu improviseerime filmi, peategelane ja nagu selline jätkuv süžee, siis improviseerijad või need õpilased on nagu, nüüd tuleb selline tore film. Aga tegelikult on me saeme vanaemasid igelaudadega pooleks film. No saad aru, nagu selline täiega absurdikas tuleb. Aga lihtsalt me selle absurdikaga lähme lõpuni välja. Aga lihtsalt keegi, nad ei tunne ennast enesekindlalt nagu sellega minna lihtsalt. Nad tahavad, et see oleks selline puhas, ilus, pakendatud. Aga ma näen isegi, kui meie hakkame tegema narratiivi, siis see ei tule selline, sest see impro narratiivne show suuresti on, teed ühe apsaka kuskil ja sul ongi seina sees elav ämblik, kes õpetab matemaatikat ja sa oled nagu, see on siin, see on meie loos sees, ongi kõik. Ja. Et 4. mooduliga üks asi, mis oleme tahtnud vältida, kui mina olen näinud narratiivset improt, siis tihti need stseenid, mis ma olen näinud, on sellised, hei, ütleme, et stseen hakkab ja siis nad on, hei, tead, mis seal eelmises stseenis juhtus või? Ja nad tegid niimoodi, arutasid seda, okei, äge, mis me võiksime teha? Tead, me võiks minna seda tegema. Okei, lähme siis. ja siis on järgmine stseen, kus nad räägivad, mis nad eelmises stseenis tegid. Ma olen ka, see on selline nagu siin ja praegu ei juhtu mitte midagi. Ja, et siis, et seda vältida selleks on siis nii-öelda žüsee hetkel ette antud. Selles mõttes, mitte nagu, et hei, sina, ma ei tea, lähed ostad piima, aga et mis iganes sa tahad, et sul mingi suva, see on juba teine teema. See on teine teema, see on suur teema. Ja kallid kuulajad, Martinist kuulete te veel ja Martinit te kuulete veel, sest et ma olen kutsunud teda veel mitmesse podcasti rääkima. Aga nüüd siia lõppu, kellel just praegu tekkis tugev kihk Katimprot tegema, siis 0 moodul alustab Tallinnas 28. veebruaril ja mina, kes praegu räägin, olen selle juhendaja, 28. veebruar Tallinnas õpetajate majas ning tasuta näidistund on nädal aega varem, 21. veebruar
õpetajate majas. Rohkem infot ruutu10.ee ja Martin, äkki sa saate öelda, mis Tartus lähiajal hakkamas on, et kindlasti Tartus on ka... Ja, et praeguses ajahetkes esimene moodul algab kohe 28. veebruar. Tegelikult me peame ära täpsustama selle, et esimesse moodulisse saab tulla ka ilma 0 moodulit läbimata, aga teise moodulisse saamiseks pead läbima esimese mooduli, et saad esimene, teine, kolmas, need on juba nagu jätkukursused. Et sa ei saa lihtsalt lamp hüpata 3. moodulisse. Ja kui sa hüppaksid, siis see oleks lihtsalt sulle väga raske. Muidugi üks väljakutse meil on see, et aga ma olen kuskil mujal improt teinud, miks ma ei või kohe 3. tulla. Ja siis nagu teoorias nagu võid, aga meil on jällegi oma nii-öelda terminid ja kas see ja me kasutame seda stseenistruktuuri, mis me esimeses moodulis õppisime, mida sa ka ei tea. Kusjuures see teema, et ma olen mujal õppinud, miks ma võiks tulla kohe 3. või 4. on nagu, minu jaoks, kui mina lähen kuskil teise teatrisse, siis mul on okei alustada esimesest kursusest. Nagu huvitav on ju nagu liikuda läbi seda süsteemi. Ja kui ma olen rääkinud ka Adam Cole'iga, eks ole, ta oli ka, et ta läks Kanadast, läks New Yorki ja siis läks esimesse kursusele ja seal öelda, me ei tee nii improt ja ta oli nagu, okei, kuidas te teete? Nagu, kui öelda, avatud meelega, et kui keegi, minu jaoks ongi nagu enda jaoks selline nagu punane lipp või siuke red flag, et kui keegi ütleb, et ma olen teinud, miks ma ei või 3. tulla, siis on, siin vist ei huvita, mida me tegelikult teeme. Et sul on mingi staatus, et sa tahad seda näidata, ma ei tea, tule siis või võib-olla, et seal on mingi selline imelik vibe minu jaoks juures. Võib-olla tal on aeg väärtuslik, et ta ei viitsi uuesti jänkut ringis teha. Ka see on hea point. Ja. Aga mis Tartus toimub? Tartus, esimene moodul hakkab 28. veebruar, sinna saavad kõik liituda või kohad täituvad ülikiiresti, võib-olla enam polegi kohti minu aasta kähku ära. Ja kui tahad 0 moodulisse tulla, siis meil hetkel kodulehel seda veel ei ole, võib-olla nüüd juba on, aga praegu, kui mina räägin, ei ole paika pandud, aga millalgi märtsis või aprilli alguses kavatseme ühe 0 mooduli veel avada. Ja kui sa oled varem improt juba teinud, oled meil mingis moodulites ja asjades, siis aprillis teeme ka aprilli lõpus, mai alguses teeme ühe sellise 4 nädala kursuse veel mingile osaoskusele, mis improstile kulub kasuks. Seda ka veel infot üleval ei ole, aga küll ta varsti tuleb. Tasub külastada ruutu10.ee veebilehte. Peatselt läheb siin üles ka Improverdi podcast niimoodi, et saab sinna minna. Leidsin selle koodi üles, jupi. Nii et kallid kuulajad, teile kõneles täna Ruutu10 tegevjuht Martin Junna. Ja mina olin siis Improverdi saatejuht Rauno Meronen ja kohtumiseni järgmises saates.